tere. Ma lõikasin välja selle plaadi. Käisin maal nädalavahetusel ja lõikasin välja. Et nagu aru saada on, siis Stantsessiks vist valmis ei saa. Aga selle eest ma jään kõvasti juppe kogunud. Põhiprobleem on see, et hüdraskandist ma ei saa mingisugust kollektorit õhu nendele. Sealt küll keegi ütles, et helistab mulle, kui on saadaval või saab midagi teada, aga mitte kunagi helistanud. Siin on tekkinud asju juurde. Siin on lülitid, millest peaks tegema puldi. Väiksed relee, natukene voolukaablit. Ja siuke, ma ei tea, kas see muidugi töötab, et kuigi ta ei vaja vist, see on tegelikult vist signatsioonikaabel või mingi siuke imelik. Et siin on, ma ei tea, kas see fokusseerib ära või fokusseerib. Ja, aegu. Et siin on vist 12 erinevat soont. Et see oleks tegelikult hea panna sellele puldile. Aga ma ei tea, kas see on piisav või mitte. Eks ma näen, et ta tegelikult siit väga palju voolu läbi ei hakka käima, aga ma mõtlen selle peale veel. Et ma igaks juhuks võtsin selle, et ei maksa midagi. Aga see peaks olema jah, siis kõigepealt voolujuhe. Ja nüüd saab vaadata ka seda, et kas see mahub siia ära. Ja mulle tundub, et nagu väga täpselt. Vaatan, kas ma saan ma leian mingi asja. Kui palju seda millimeetri mäng. Ta jääb natukene kandma. Ma ei kujuta ette, kas äkki saaks. Tundub, et ma pean võtma siit nendest servadest natukene maha siit, et siit on näha, et on nagu vastas. Kui teha siia verseng sisse, siis vast läheb veel sügavamale. Aga põhimõtteliselt ma saan hakata timmima juba, et tegelikult on vist niimoodi, et kui ta jääb natuke kandma, siis ei ole see väga hull. Tegelikult ei jää, ma arvan. Ma saan panna siia kõrgendused ka, kui ikkagist on vaja tõsta seda. Aga ma saan sellega vähemalt edasi liikuda. No nii, nüüd on tõe hetked. Ma ei tea, kui palju siit aru saadan. See on juba soojaks läinud. Et pumbanud on, kui palju siin juba on. Kas fokusseerib ära ka? Ja 6 paari on juba sees. Et 120 juures peaks ta välja lülitama. Et siin on praegast on siuke, no ärge pange tähele, see on testimise jaoks. Et siin on kõik juhtmed on lahti värgid, aga ma üritangi saada nii palju seda, et vaadata, kas see andur töötab. Kas ta 120 PSI juures välja lülitab ennast. Ja ma väga loodan. Aga samas ma vaatan seda, et see pump tuleb kindlalt kuskile kinni panna. Sest et praegast on ka on ikka väga palju vibreerib. Panen selle kaamera siia. No nii. Ja pumpame edasi.
ennast välja. Et tegelikult see pump läheb päris kuumaks, ega ma ei tea, kui tegelikult on nii hull ei olegi. Ma ei tea, kui kuumaks ta võib minna selles mõttes. Töötab! 120 ja veits peale. Proovime teistpidi, ma lasen õhku välja natukene. Vaatan, kas läheb tööle. Kohe peaks tööle peama. Kuigi see on nagu räigelt kole, mis siin on praegust. Siis ta töötab. Hup. Täna rohkem ei jõua sellega tegeleda. Selles mõttes, et nüüd on niimoodi, et mul on vaja juhtmestik teha. Ma mõtlen, kuidas ma teen selle üldse. Igal juhul see süsteem töötab, see rõhukell töötab. Selle jaoks on vaja mingit kohta, kuhu see panna. Siin on praegast selles paagis on 7 paari sees, et autorehvis on 2, et nagu, mis vahe seal on. Ja kõik asjad hoiavad õhku. Isegi see andur, mis ma teipisin tuvaliselt teibiga kinni, mis on väga hea. Ja mul on siin siuke asi. Käisin hüdroskanist, võtsin voolikud. Mis ma veel vahepeal teinud on see, et tutikad rehvid on ja need on siis 225, 35, 19 ja mis iganes ta oli, triangel. Kuna need niikuinii kuluvad suht kiiresti ära, eriti veel sisemised servad, siis ma viitsinud väga panna mingisuguseid teisi, kallimaid. Suured tänud rehvipunktile ja Melson rehvidele, kelle kaudu ma need sain. Et Melson rehvid paigaldas ja rehvipunkti kaudu, arti kaudu sain rehvid. Ja üllatavalt vaiksed on need ja pehmed. Mis mind isegi nagu see raha, mis sinna alla panna, on nagu mõtetu mind kasutada rehvi ossa. Aga tänaseks on kõik. Ma üritan selle siit kokku korjata ja Stanchestil näeme, kuigi see aasta sellega ei saa tulla, siis järgmine aasta äkki.